Aprillis tähistame me südamekuud ja sel puhul saatsime ühe täiesti tavalise 51-aastase mehe testi tegema. Tiit, sa hakkad kohe koormustesti tegema, igasugused juhtmed ja elektroodid pandi sulle külge. Mis tunne on? On närv ka sees? Tunne on nagu robotil ja närv on loomulikult sees ja loomulikult ka see, et see sattus nii varasele hommikule, eks ole, et kell on 8:30 ja nii vara ma pole kunagi teinud, küll ma olen alustanud 9:30 hommikusi treeninguid, et päris võõras ei tohiks olla, aga vaata, mis välja tuleb. Aga küsisid, et kas ma olen närvis, vaata pulssi 120 vahe. Pulss läheb siin jah, üle 100 hetkel. Ei ole, see oli sinu pulss, sa oled mikriga sees, segad mind. 90 jah. 90 jah, ei ole, päris ilus pulss. Paneme siis käima. Teeme ära. EKG on ka väga ilus, nii et hakkame siis peale. No algus on päris aeglane minek, aga see on niimoodi soojendusfaas. Ja väga sageli me näeme, et vererõhk läheb isegi allapoole sellega. Algus on väike närv sees ja pärast läheb allapoole. Kui tihti sa trenni üldse teed iganädalaselt? No ma käin igapäevaselt oma 8-kildisel kõndimisrajal. Eile õnnestus seda 2 korda teha, sest aeg oli palju. Kõndimine on üks mu lemmiktegevusi. Ja siis ma pean silmas, ma pean kõigile ütlema, et ma ei jaluta. Ma kõnnin niimoodi, et kui ma koju jõuan, siis ma vahetan ikkagi särgi ära, sest see on märg. Terve see koormustest on jaotatud ära etappideks. Kuidas nad töötavad? No alguses on sissejuhatav faas ja siis me vaikselt tõstame 3 minutiga koormust. See läheb kiiremaks, see liikurrada siin ja tulevad tõusunurgad juurde. Väga erinevad režiimid on tegelikult rahvusvahelist välja töötatud. Ka jalgrattaga teeme, ka isegi on võimalik teha sõudemasinaga. Mis taolise koormustesti peamine eesmärk on? No ühelt poolt me saame koormustaluvust teada, me saame teada, kuidas vererõhk reageerib, läheb ta liiga kõrgele paljudel juhtudel, eriti meestel. Ja kui see koormust katkestada, et kuidas siis pulss taastub, kuidas vererõhk taastub ja muidugi me saame kindlaks teha tegelikult EKG alusel seda, et kas südamel jääb verest natukene puudu, kas tal hapnikust jääb natukene puudu ja vahel me isegi võime avastada isegi sellises keskeas meestel tõsiseid südame-vereringe häireid, mida me saame siis hilisemalt juba täpsemate meetoditega selgemaks teha. Kui tihti sa oma tervist kontrollimas käid? Korra aastas üritan sinna jõuda ikkagi, vereanalüüside näol. Südamekontrollis pole ausalt öeldes liiga ammu käinud, nii et ootan huviga. Kui sa peaksid hindama, kas sinu elustiil on pigem tervislikuma või mitte tervislikuma poole kaldu, siis mida sa ütleksid? Nagu kõige kohta ma olen keskmine Eesti mees, kes teeb trenni selleks, et saaks õlut juua. Kuidas Tiidul praegu läheb? Mis andmed meil siin üldse jooksevad täpsemalt? Tegelikult läheb väga hästi, et EKG on väga ilus. Praegu vererõhk on tõusnud 167-86 viimane, aga see on täiesti normaalne vererõhu tõus koormuse juures. Pulss hakkab siin 130-ne jõudma ja praegu on selline keskmine koormust näha, et Tiit ei ole veel väga väsinud, Tiit jõuab siin teha üksjagu veel. Tiit, praegu on käsil sul 3. etapp. Kuidas on emotsioon, kuidas on tunded? Janu on. Tänu sellele, et hommikon on janu. Tead, ma pean mütsi sinu ees maha võtma, sa oled veel eriti legendaarne, sellepärast, et sa teed seda kõike niimoodi, et sul on ühe jala pael lahti. Jaa, see juhtus jah niimoodi. See ei heiduta sind? Ei, ma kõnnin jala tarkis lihtsalt. Peale ei tohi astuda, aga katkestada ka ei tohi, siis peab algusest peale hakkama. Teeme asja natuke keerulisemaks, paneme koormust. 90% ealisest maksimumist on käes. No paneme 110 või? Taastumisperiood, me vaatame, kuidas see süda taastub. Väga tubli. Tiit, sind pandi nüüd lamama, sa just tulid testilt. Kuidas on sul hetkel olla? Hetkel taastunud. See, et ma praegu Tiitu taastumisperioodi ajal korraks segasin, kui palju see mõjutab tulemust lõpuks? No see mõjutab ikka väga palju, et ikkagi teatud lisastress on see, et kaamera ja kuigi Tiit on harjunud sellega, aga ikkagi see on lisastress ja pael ka lahti natukene oli, eks ole, aga nii, et me seda võtame kõik arvesse ja ma arvan, et see tulemus tegelikult on väga-väga ilus. Doktor Viigimaa nüüd koos Tiit Sukaga meil siin stuudios. No ikka see videoklipp tegelikult andis meile aimu, et Tiit Suga on kõik hästi. Et võime siin intervjuu sinna kohal kokku tõmmata ja ela edasi ja... Ei, rahu. Hakkame nüüd otsast peale, eks? Õige, no teeme otsast peale. Kuidas siis seis on, kui vaatame Tiidule peale? Kas peaksime murelikud olema? Enne kui ta testima hakkab? Ei, isegi enne ei arvanud, et on mure, aga test näitas eriti, et ta on ikka
treenitud mees ja tegelikult ta kogu aeg teeb füüsilist koormust, mis on näha natukene veel, me siin pärast vaatasime, et see probleem on, et alumine vererõhk tõuseb ka koos ülemisega, see alumine võiks natukene allapoole minna, et need süda ja veresooned päris hästi ei tööta koos, aga selle... Aga mis selle vastu aitaks või selle poolt aitaks, et see alumine siis ei tõuseks? Ikka füüsiline regulaarne treening ja tuleb edasi teha ja sest mida vanemaks me saame, ikkagi natukene mingid muutused toimuvad ja lihaseid on vaja nii-öelda alal hoida, südant on vaja treenida, vererõhku on vaja normis hoida ja see on kõik tegelikult väga ilus. No kui ma mõtlen, et ta ütles, et ta 8 kilomeetrit päevas kõnnib, Tiit, jah, ja täna isegi 2 on ju, sest et või sel päeval mõni päev täna ka 2. hommikul oli siis test, eile kõndisin 2, siis täna hommikul oli koormustest, siis ma käisin päeval oma 8-kildisel ringil ja siis ma tulin jala siia, seepärast ma vabandan oma outfiti pärast, et nii on mugavam kõndida kui pintsakuga. Sa vist tulid autoga? Jah, ei, ma tulin jala. Ka? Jaa, ma tulin ka jalgsi, nii et ma tulin viimased 5 kilomeetrit tulin ma jalgsi. Ja väga ilus, kõik on selline päike ja kevad. Ja väga ilus ilm. Väga ilus ilm. Aga kui ta veel rohkem kõndimas, võtab päevast ikka väga palju aega ära. 8 kilomeetrit kõndimine, sa kõnnid umbes tund 20. Kui sa 200 ringi teed, see on juba peaaegu 3 tundi. Tõsi, see on täpselt see, et praegu õnneks on olnud see kevad mul selline periood, kus ei ole tööga liiga hõivatud ja seetõttu ma leian selle aja. Pluss siis see, et ma ikkagi eks ole, siia tulles ma tulen ka jala. Nüüd tagasi lähen jälle jala, siis ma saan muudkui ka samme juurde. Jah, need treeningtunnid tegelikult juba jäävad kuskile sinna nagu piiri peale, et me sealt kui edasi enam väga palju juurde ei saa. Aga just tähtis on see, et me ei lange sinna madalale, et me ei tee üldse midagi istume. Aga samas ma alati ütlen seda, et see kehaline tegevus, millega me tegeleme, sellega me tegelikult teeme omale tööviljakust juurde. Küsitakse, kus ma selle aja võtan, aga sellega sa teedki, sa toodad omale juurde aega, saad loominguga tegeleda. Mina saan artikleid kirjutada, saan arstitööd teha. Nii et jah. Midagi on nüüd siin laua peal ka kaasas, siin on mingisugused tulemused ka, mida Tiidu lahkel loal me siin hakkame nüüd lahkama. Ja me koormustest siis juba päris palju rääkisime, aga ikkagi, et väga ilusad EKG-sakid, ma olen väga rahul nendega. Ilus vererõhutõus, väikese sellise iluveaga, et alumine vererõhk tõusis ka ja päris kena langus ka. Ja selline, ütleme, korraliku tervisesportlase tulemus. Üks viga oli, väike viga, oli see, et ma nägin ekraanil, seda ei ole küll siin selle EKG, me kogu aeg ju pidevalt ei salvesta seda paberile, aga ekraanil ma nägin ühte vahelööki, mis oli vatsakasest tingitud vahelöök, aga see on ebaoluline, see oli ainult üks ja see ei süvenenud koormusel, kui see oleks hakanud süvenema, ma oleks kohe koormuse katkestanud, et oleks neid tulnud nagu riburada ja selline üks isoleeritud ventrikulaarne ekstrasüstol, et see ei tähenda mitte midagi. Sest neid vahelööke ma ise vabal ajal tunnen aeg-ajalt. Ja, aga need esineb ikkagi praktiliselt kõigil inimestel, kui nad on väga üksikud, siis sellest midagi ei ole. Aga ma kohe küsisin, et Tiit, et kas sa oled vereanalüüsi ka teinud? Ja siis... Ma omast arvasin, et ma teen seda iga aasta, aga selgus, et... 1,5 vist oli vahelt olnud nüüd, et nüüd peaks uuesti tegema ja ongi, mul on sulle üks nõuanne anda, et võtsin välja ja tegelikult tõesti need kolesteroolipaneel on siin, kõik muud asjad on väga ilusad, aga kolesteroolipaneelis on siin halb kolesterool 4,0 on nüüd viimane, et norm on tal 3, aga Eesti keskmine meestel on 3,7. Nii et sa oled kuskil nagu natukene kehvem kui Eesti keskmine mees, aga rahvusvahelist normist kaugel. Aga mida ei ole kahjuks määratud? Sul ei ole määratud seda uut riskitegurit, geneetilist tegurit, mille nimi on lipoproteiin väike A. Selle peaks kindlasti ära määrama, see on üks kord elus vaja määrata, kui see on korras. Kes seda määrab? Perearstid, Synlab määrab, see ei ole kallis analüüs. Igal pool haiglad määravad, nii et see on praegu Euroopa konsensus. Iga inimene peab teadma täisealisena ka oma lipoproteiin A, mitte ainult kolesterooli, vererõhku, veresuhkrut ja nii edasi, aga see on vähestel kõrge, aga kui ta on kõrge, ta on väga suur riskitegur. Ta on tromboosi riskitegur. Kas need näidud ja see, mis me Tiidu puhul näeme, kas see on
on siis tubli keskmine või ta on ikkagi nagu parem kui keskmine Eesti mees? Ta on väga palju parem kui mulle tundub ka, sest et kui ma vaatan statistikat 2025, siis iga 4. Eesti elanik sai kõrgvererõhutõvega seotud ravi või ravimiretsepti, mis on väga suur hulk ja eriti noorema pooltselt meestel on võrreldes naistega see hulk veel suurem. On, aga tegelikult see polegi paha, sest kõik uuringud näitavad, et kui ravimitega on vererõhk normaliseeritud, siis see risk on tegelikult praktiliselt saavad natukene suurem kui siis, kui see pole kunagi kõrge olnud. Nii et me ei peaks nagu häbenema või kartma seda vererõhuravi ja on tulemas juba 2 korda aastas süstitavad, käisin Ameerika kongressil juba 1 kord aastas süstitavad vererõhuravimid on tulemas praegu 2. faasi uuringud. Nii et väga suur areng toimub, aga ka need tavalised ravimid, mida me igapäevaselt kasutame, nad on ohutud, nad on väga efektiivsed. No tõepoolest südamekuud me 33. korda juba tähistame, teie eestvõttel see ükskord pihta hakkas. Kas on näha selle aja jooksul ka mingisugust sellist tendentsi, et inimeste teadlikkus on muutunud või ma jälle vaatan diagnoosimisi, siis see ikkagi nagu kasvab samadesse südame-veresoonkonna haigustesse? Teadlikkus on tohutult muutunud, kogu meie suhtumine südamehaiguste riskiteguritesse on suhtunud ja ma arvan, et me ei peaks nii muretsema selle üle, et me diagnoosime rohkem haigusi. Me lihtsalt leiame nad üles. Mehed muide 20–39 selle südamekuu selline sihtgrupp, nendel on väga palju varjatud hüpertensiooni. Ta tuleb määrama, jah, täna on natuke kõrgem, homme on töötervishoid, jälle on natuke kõrgem. Oi, ikka ma tulin ja trepist tulin üles ja tulin kiiresti siia ja autot ei saanud parkida. Alati on mingi põhjendus. Aga tegelikult seda varjatud hüpertensiooni juba päris palju. Kui me seda diagnoosime õigeaegselt, ei lase arteritel siis kahjustuda, et see on kõik väga-väga õige. Aga kõige olulisem selline kriteerium on kuni 65-aastaste inimeste suremus ja seal on nii meeste kui naiste osas Eestis üle 70% langust. Et me ei peaks väga muretsema, et meil on rohkem haigeid. Nad tegelikult me leiame nad varem, me oskame neid paremini ravida, nende riske maandada ja see ongi raskete haiguste nagu südamelihase infarkt, ajuinsult ära hoidmine. Tiit, kas sa oma sõpruskonnas, oma ealiste meestega sel teemal mõnikord räägid ka, et peaks nagu tervist hoidma ja kuidagi tervislikum olema? Sellepärast ma selle siia tulekuga nõus olingi sinna testile minekuga, et ega me ei kipu sellest palju rääkima, et üldse see arstlikus kontrollis käimine nagu ei taheta või tähendab, see on nii loomulik osa elust, et see on kogu aeg tagaplaanil, et see tuleb ära teha. Ja, just nimelt, küll me jõuame. Et tegelikult peaks käima ja mina käisin. Ja väga heade tulemustega tulid sealt läbi. Suurepärane. Aitäh. Aitäh täna tulemast meile Ringvatsa. Aitäh.